Armas kogudus ja sõbrad, hea meel jälle tervitada. Kristus on üles tõusnud. Ülestõusmispühad, suur reede on möödas, Kristus elab ja kogudus Kristuse ihu elab samamoodi. Oleme jätkuvalt eri ajas ja jagan mõned mõtted, mis koguduses toimub. On hea meel, et meie koguduse kogukond on kindlasti laienenud. On hea meel kõikidest, keda tunnen, aga ka nendest, kes on hakanud vaatama meie ülekandeid, otsima Jumalat või lihtsalt leidnud vaimuliku sõna siit. Nimetan 3 praktilist asja ja siis nagu ikka lõpetan vaimuliku mõttega. Esiteks, kriisi ajal on kõige olulisem keskenduda põhiasjadele, põhiteemadele. Ja koguduses on need 2 asja. Kasvatada, see tähendab vaimulikku sõna jagada. Teeme seda Jumala teenistuste kaudu. Aitäh kõigile, kes on jutlusi jaganud, ette valmistanud. Plaanime uut seeriat siin kuu lõpust ja maikuust. Samuti koos Sandriga ja mõnega veel oleme ette valmistamas värsketele usklikele ja vaimuliku kasvamise materjali. See on midagi, mis toimub praegu kulisside taga. Ja teine oluline asi lisaks vaimulikule kasvamisele on evangeeliumi kuulutamine. Kuidagi on niiviisi, natuke oleme tahtnud seda, aga see on niiviisi välja kukkunud, et praktiliselt igas Jumala teenistuses, igas jutluses on olnud evangeelne kutse saada Jumala lasteks. See on kuidagi tulnud meie südamest ja tahame seda jätkuvalt teha. Samuti Alfa kursusega oleme nüüd rääkinud Indrekuga, kes Alfasid koordineerib. Tahame kindlasti lähiajal jätkata online Alfaga. Detailid täpsustuvad lähipäevil, aga kutsuda kokku need, kes alustasid Alfa kursust ja anda võimaluse siiski ka nendele, kellega on tekkinud uus kontakt. Suvi on peale tulemas, millised võimalused on, me oleme sellises, mõtleme nädal korraga, aga evangeeliumi tahame kuulutada. Alfa kursus on see, mida me lähi 1,5 nädala pärast tõenäoliselt tahaksime online'is alustada või jätkata. Nii et keskendume koguduse põhilistele asjadele. Teeme seda, milleks me oleme kutsutud, vaimuliku sõna jagama, kasvada ja evangeeliumi kuulutada. Sinna juurde suur rõõm on pühendunud meeskonnast, armsatest inimestest, kes on kaasas lähema tiimiga iga nädal. Siin peame nõu Sandri, Taire, Tõnuga, Tiit, Taavi majandusasjade poole pealt, aga muusikud, hingehoid, üks kodugrupp on juurde tekkinud meil koguduses online'is, eestpalvetajad, tehnikamehed. Jumal on andnud meile pühendunud meeskonna, pühendunud inimesi, kes Jumala kutsel ja armastusest ligimeste vastu toimetavad. Ja selle juurde tahan nimetada ära ka veel aitäh kõigile, kes on meie videotehnika arengusse kaasa aidanud. Jätkuvalt toetus sinna on teretulnud, umbes 300 eurot on sellest fondist puudu, et me saaksime kaetud kõik need vajadused, et meie pühapäevane ja tõenäoliselt varsti ka noortekate nädalasisene pilt saaks olema kvaliteetne, et kui me vaatame telekast ekraanilt pilti, siis selle tehniline pool ei segaks, vaid toetaks sõnumit. Ja nüüd üks vaimulik soov ka. Nimelt Filippi kirjas on selline koht. Ma palvetan, et teie armastus üha enam ja enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises olulise kindlaks määramiseks. Et te oleksite puhtad ja laitmatud Kristuse päevani täidetud õiguse viljaga. Oleme sellises läbikatsumise ajas, et oluline kindlaks määrata. Ma arvan, et see kehtib ühiskonnas laiemalt, aga ka kristlastena. Kui võetakse mingid asjad käest ära, mingid võimalused ära, mis on see oluline, millele meil igal juhul tuleb pühenduda, mida alles hoida. Olen suhelnud ja mitmed teised ka on suhelnud koguduse inimestega omavahel ja olen saanud väga ilusat tagasisidet. Mõni on leidnud mõne raamatu, mida lugeda, mis on ammu riiulis seisnud, piibli lugemine, sinna juurde kindlasti omavahelised helistamised. Üks väga armas asi oli möödunud pühapäeval. Saan nädala alguses meie armsalt Hispaania vennalt, kes sai ristitud napilt enne eriolukorra algust siin Javierilt sellise südamliku tänukirja. Pühapäeval ta sai osa meie Jumala teenistusest YouTube'i vahendusel, aga ta eesti keelt ei oska. Ja ütleb, et vend Tõnu Lehtsaar oli talle helistanud hommikul ja öelnud, kas ma telefoni teen, võin sulle tõlkida. Nii et Javier vaatas oma kodus meie ülekannet, Tõnu tõlkis talle
temale sobivasse keelde jutlust ja ta oli südames tänulik ja palus kogudusele ka öelda, et ülemlaulul 1.13, et see kõik oli nagu issanda Jeesuse poolt saadetud mürrikimbuke. Ülemlaulus on just selline ilus sümbol, et mürrikimbuke tema kosutust vajava hinge janu kosutuseks. Selliseid nähtamatuid sidemeid on kindlasti veelgi. Hoiame seda, peame kinni sellest, mis on oluline, et kui me saame jälle vabamalt toimetada, siis see vili, mis on küpsenud sel ajal, ja see algab meist enesest, meie isiklikust suhtest Jumalaga ja teiste tähelepanemisest, et see vili tuleks välja, nii nagu sõna ütles, et me osutuksime, et me oleme täidetud õiguse viljaga, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi. Olge hoitud, kohtume taas, hoiame pilgu üleval.